Tere tulemast Läänemaa loodusfestivalile. Meie oleme loodusgiidid Haapsalu Kutsehariduskeskusest. Mina olen Jonne. Ja mina Irena. Kutsume teid kaasa viirukeid valmistama Eestimaa väekatest taimedest. Teate, mulle tundus, et siin nurga tagant tuleb mingisugust tossu. Et lähme uurime, mis siin õige toimub. Ja midagi tossab. Kus suitsu, seal viirukit. Tere tulemast. Astuge edasi läbi tervendava kadaku suitsu. Ja võib-olla räägime siis natukene nendest taimedest. Et millised need taimed peaksid olema, mida me valime selle võluva viiruki tegemiseks. Põhimõtteliselt te võite viiruki valmistamiseks valida millised iganes omale meelepärased taimed. Aga mõistlik oleks valida sellised taimed, mis on väga rikkalikud eeterlike õlide poolest, sest nendel on hästi tugev aroom ja eeterlikud õlid on teatavasti ka sellise desinfitseeriva toimega, ravitoimega. Meie tõime siia meile kõigile tuntud taimed siit samast Läänemaa loodusest, kuuske, kadakat, mändi. Aiast korjasime veel lavendlit, ka elupuuoksa tõime. Ja soolikarohtu. Ja siis me tegime valmis teile juba mõned Väiksed näidised. näidised. Ma toon siia kaamerale lähemale, siis te näete. Ja me katsetasime, et tegime koonusekujulisi viirukeid ja ka pallikesekujulise. Aga meile meeldis kõige rohkem koonusekujulline, see põleb hästi. Hea lihtne valmistada. Ja. Ja miks me just otsustasime nii-öelda ise need viirukid teha, on see, et siis on nagu päris kindlasti teada, mis me siia sisse oleme pannud. Et kui minna võib-olla kuskilt mitte just väga teada kohast ostma neid, et siis võib seal sees olla ka mingisuguseid kemikaale. Ja selleks, et viirukid siis teha, me peaksime suvel mõnusalt sellise kuiva, lopsaka ajaga minema loodusesse ja endale selle materjali nii-öelda kokku varuma. Osad taimed küll, eks ole, siin kuuske, kadakat, mändi. Me tegelikult saame põhimõtteliselt ka korjata aastaringi, aga nüüd sellised suvised õitsejad, et neid peaksime ikkagi varuma suvel. Et hästi ja kvaliteetselt kuivanud taimed näevad välja erksavärvilised ja nad lõhnavad nendele iseloomuliku lõhnaga. Nii, oleme siis, eks ole, taimed korjanud, oleme nad kuivatanud ja oleme nad ka ära jahvatanud. Jahvatamine peaks olema suhteliselt peenekoeline või jahvatatud see mass. Meie jahvatasime sellises nõukogudeaegses kohvimasinas. Selline mõnus puru tuli ja siit nüüd edasi ma annaksin jutujärje Irenale, sellepärast, et meil on jahvatatud mass olemas ja siin on nad sellise nagu juba kujusse vormitud, et tundub, et midagi on nagu veel vaja. Et mis meil nagu puudu on siit selle kõige praeguse jutu seest? Ja, et mis nüüd on vaja, et me saaksime hea viiruki kokku. 3 elementi. 3 komponenti nii-öelda võiks olla. Üks viiruk peaks koosnema elemendist, mis põleb, mis lõhnab ja mis seob selle taimemassi kokku üheks vormitavaks
massiks nii-öelda. just, et ma saan käe vahelda siis panna sellisesse kujusse, nagu ma siis parasjagu tahan, kas pall või koonus. Siduvaks aineks meie kasutame eestimaist taruvaiku ja männivaiku. Ja männivaik näeb imekaunis välja, selline nagu tükike merevaiku ja hästi kõva on, kuigi ma praegu murdsin ta täitsa oma käega ära, aga iseenesest on kõva ja ega teda kuskile nagu veskisse ilmselt jahvatama väga ei julgegi panna. Aga me kohe hetke pärast näitame, kuidas me siis sellise kõva tükiga nagu edasi toimetame, selleks, et me saaksime ta selle taimepuruga segada ja siis juba natukene edasi lisada vett ja vormida sellesse kuju. Nii, paneme siia tagasi. Kas tahate natuke lähemalt ka näha seda asja? Ma arvan ise ka. Kohe saab. Ja nüüd on siis aeg, nagu me lubasime, alustada meie praktilise osaga, kus me näitame ära, kuidas siis punktist A punkti B jõuda, et tulemuseks oleks selline tore viiruk, millega saab oma ruume puhastada, meeleolu sättida ja niimoodi keskenduda ja inspiratsiooni ammutada. Ja mina alustan männivaigu purustamisega, võtan need, eks ole, sellise varaja kamaka, väike kivi võib olla või siis selline uhmer, panen selle kausi sisse, vaatate sellise kausi, millest teil hiljem kahju ei ole ja hakkan teda siis suruma sellisteks väikesteks tükkideks. Väike süke krõbina käib ka sellega kaasas, aga ei ole hullu midagi. Nii. Ja mina valin välja taimed, millest viiruk teha. Mulle meeldib metsalõhn ja ma valin viirukisse männiokkad ja kadaka. Kadakas on meie teada tuntud kõige võimsam väetaim, kõige suuremate puhastuvate omadustega. Nii et võtan siit teelusikatäie kadakaokkapuru ja teelusikatäie männiokkapuru. Nii. Ja nüüd siia juurde sobib üks selline sõrme otsatäis vaiku siduvaks materjaliks. Ja mul on juba... Ei tea midagi. Nii, vaata, siin on nüüd juba peaaegu hakkab sellise nagu hele õrn, nagu mannane natukene välja. Ja ma kohe panen siit Irenale ühe näpu otsatäie seda vaiku siia, nüüd purustatud vaiku siia sisse. Sellest peaks piisama üks 2 teelusika teie peale sõpra, sest vaiku peaks alati olema vähem kui seda põlevat aromaatset materjali. Nii, aga nüüd, et see kuiv puru ühtlaseks vormitavaks massiks siduda, hakkan ma siia lisama vett või mingit muud veebaasil vedelikku. See võib olla tegelikult ka vein või kohvi või tee või veidikese aroomiõli mingi võib olla, eeterlik õli. Roosivesi. Ja, aga me lisame puhast vett. Ja ma hakkan esialgu panen teda võimalikult vähe. Nagu tark ei torma. Just. Vähe haaval hakkab pihta. Vähe haaval. Ja hakkan teda nüüd siin, ma hakkan sõrmedega vormima seda massi. Nagu et veega seguneks, sest et puru on iseenesest hästi kuiv ja selleks, et ta uuesti niiskuse või nii-öelda nagu sisse võtaks ja laseks ennast vormida, on pisut vaja seda massi siis nii-öelda nagu töödelda. Nii, sutsukese veel. Ja me ei kiirusta, sellepärast, et mitte mitte ainult viiruki suitsu sisse hingamine ei ole sellise teraapilise mõjuga, vaid tegelikult kogu see protsess, et sa mõtled, eks ole, läbi, mida sa teed, kuidas sa teed, millise ilusa ilmaga sa lähed õue ja korjad aasa pealt neid lõhnavaid taimi, mida sa tahad siis endale võib-olla selliseks sügiseseks või talviseks mõnusaks õhtuks panna sellist meeleolu looma endale koju väikse sellise suitsu näol, et kõik see aitab tegelikult meelel rahuneda, keskenduda, tulevad võib-olla head mõtted veel.
no nii, veel on vaja natukene veel vett, ikka särtsukese, jah. ja Ikka niimoodi parem vähehaaval jaoks. panetegi juurde. Minul on nüüd siin päris Ja hästi. täiesti võib teha seda vedelikku siia panna nii katse-eksituse meetodil, et nagu hea perenaine teeb retseptita, täpse retseptita hea. Mina vist ei ole hea perenaine, sest ma millegipärast vaatan osasid asju ikkagi. Vaatan internetist, kuidas tehakse. Nii, aga nüüd ma siis jah, surun sõrmede vahel seda massi kokku ja proovin anda talle sellist koonuse kuju. Kas on nii ka, et kui läheb nagu natukene liiga palju vett võib-olla, et siis surud hästi kõvasti, et võib-olla see üleliigne niiskus siis nagu pisut jah, välja pressin selle üleliigse vedeliku siis välja. Ja ma tõstan siit natukene niimoodi, et oleks näha, et kui me paneme siia peale nüüd selle koonuse, mis valmib. On. Täitsa vapper mütsike. Vapper mütsike. Jah. Nõnda. Ja nüüd see koonus võib ka meile olla selline, et ta on nagu kõrgem ja peenem või siis lühem ja madalam. Sellest veidi sõltub tema põlemise omadus. Kui ta on kõrgem ja peenem, siis suits tuleb vähem ja ta põleb kauem. Kui ta on meil veidi ässakam, siis tuleb tossu rohkem ja põleb kiiremini. Nii, saime ilusa rohelise valmis. Üks roheline mütsike on valmis, aga mina tahaks nüüd ka teha endale ühe mütsikese. Mina eelnevalt olen praktiseerinud seda, et ma olen teinud selliseid pallikesi, aga tundub, et need koonused ikkagi põlevad kuidagi paremini, et mina nüüd ka teen ühe koonuse. Väga hea. Võtan siit kausi. Ja minul on selline plaan, et mina kasutan oma viiruki sees maarjaheina. Mul on selline jahvatatud maarjahein. Välja ei näe ta just mitte kõige erilisem, sugugi mitte nii kauni värviga, kui on need kadakas ja kuuskja. Aga selle eest, et on tal ikkagi nagu väga hea lõhn, üks minu lemmiklõhnadest. Ja mina olen nii julge, et ma panen kohe kõik siia ära, ma ei hakka lusika täis üldse mõõtmagi. Et ma teen mitu koonust. Et kui tegelikult on ka niimoodi, et loomulikult võib teha ühe koonuse, kahe koonuse haaval, aga et kui juba selline nagu ettevõtmine on tehtud, et siis kutsuge sõbrad kaasa ja ühiselt teete kohe erinevaid segusid, räägite toredaid lugusid sinna juurde, et see kõik oleks selline nagu mõnus ja kõigile jääks väga hea mälestus. Ma panin nüüd siia natukene võib-olla rohkem seda maarjaheina puru, et ma panen 2 näppu otsatäit vaiku. Ma segan selle ära. Kas lusikas oli kuiv? Ei ole kuiv. Nii, ma segan ära. Väga hea. Ja nüüd siis sama protseduur. Hakkan panema siia vähehaaval juurde vett. Panen ühe lusikatäie. Ja hakkan siis mudima ja segama. Maarjaheina kogumise aeg jääb tegelikult enne jaanipäeva aegsesse aega, sellepärast et selleks ajaks, kui on juba jaanipäev, on teised kõrrelised nendest juba peajagu üle kasvanud ja ei pruugi teda enam üles leida. Seetõttu, kui nüüd siin vähegi läheb soojemaks ja juba juuni algus käes on, siis kellel on ikkagi maarjaheina viiruki mõte, siis kindlasti tuleks varakult minna seda varuma. Ja maarjahein või siis lõhnhein, et need mõlemad kõrrelised sisaldavad enda sees sellist ainet nagu kumariin, mis tegelikult tekitabki selle lõhna. Nii, ma päris täpselt ei saagi aru, kas tema nüüd tahab siin kokku hakata. Ju ta vist ikka tahab, jah? Nii, muljume ilusasti. Ja kui te nüüd kodus hakkate tegema, siis sellest ei ole ka hullu, kui esimene vasikas nii-öelda läheb aia taha. Et selline hea katsetamine ja väikene läbikukkumine käib alati kõikide edulugudega kaasas. Et kui läheb esimest korda natukene viltu, siis proovite järgmine kord jälle uuesti. Ja mida me soovitame on see, et panna kirja. Et kui te hakkate niimoodi sageli neid asju katsetama
ja algul mõtlete, no ma proovin ühtepidi ja siis proovin natuke teistpidi, et pärast ei pruugi enam olla meeles, et milline nendest variantidest oli kõige parem. Et kui segata mingisuguseid aineid või neid taimepurusid omavahel kokku, et pange lihtsalt kirja, et see ei võta väga kaua aega. Nii. Ja kas nad peaksid ju, eks ole, kuivama enne seda, kui me neid põletama saame hakata? Et kõigepealt siis vormime valmis. Nii, ja siis jätame kuivama. Nõnda. Nii suurepärane. Minu nutsakas on ka valmis. Näitan teile siit. Niisugused toredad. Aga näete, meil on siin kuivatatud taimed, mis tähendab seda, et kui nüüd ei taha tõesti vaeva näha selle viiruki kokku nii-öelda mätsimisega. Ja, et suvel saate tegelikult kasutada seda taimevägega, ütleme natukene teistmoodi, et on veel võimalusi. Võime korjata lihtsalt pikki lõhnavaid taimi ja siduda kokku üheks vahvaks lõhnatokiks. Ma näitan teile siin, mis on mul möödunud suvel tehtud, korjatud värsked taimed, siin on piparmündioksad, melisseoksad, puneoksad ja värskest peast kokku seotud ja kuivama jäetud. Ja nüüd saab seda süüdata ja selle lõhna nautida. Meil on siin möödunud aastased kuivatatud taimed, siin on pujuoksa. Jah, näitame, et kuidas see nagu tehniliselt võiks välja paista. Siin on soolikarohtu. Kas meil nöör ka on? Ja siin on meil mõned aedliivatee. Oksad. Mina vahepeal läksin hoogu, ma võtsin oma jahvatatud lavendli ja teen ühe veel et siis on meil ikka tõsine selline suitsud on püsti õhtu lõpuks. Aga mina teen siit ühe lõhnava toki. See on selle... See lõhnab juba siit maalt, et kui sa tegelikult on, eks ole, kuivatatud taime, kui sa selle kätte võtad ja seda natukene mudid ja murrad, et sealt juba tuleb seda lõhna. Et see on hästi, hästi tore. Nii. Niimoodi päris tihedalt peaks selle kokku siduma. Ja kui te nüüd värsked taimed, eks ole, korjate, siis ongi see, et te korjate värsked taimed, kvaliteetsed taimed ja mässite nad kokku värskena. Ja siis on vaja leida teil selline koht, kus oleks võimalik panna neid hästi tuulduvasse nagu keskkonda kuivama. Tuulduvad ei ole otsese päikese käes ja siis, kui ära kuivatatuna, saate juba kasutada, osutada kas siis kuskil meeleolukal jaaniõhtul või sünnipäevapeol. Mul on siin ka, siin on nüüd, see ei ole küll meie taimedest, aga see on nüüd valge salvei, siin on näete, üks salveidokk. See on meil siin poolenisti ära põletatud. Aga nagu te näete, siis siin on ka mõningad roosiõied ja apelsinikood kuivatatud. Mis tähendab, et tegelikult, kui teil on soovi, võite ju ka neid oma viiruki segus kasutada, et kogeda erinevaid lõhnasid. Nii kaugel sa oled? Oi! Kui võimas. Mul lähevad tornid järjest suuremaks. Väga ilus. Ma võin minna varsti kuskile võistlustele oma tornidega, ma arvan. Super. Nii.
aitäh, armsad sõbrad, et olite meiega selle viiruki valmistamise töötoa. Head katsetamist teile. soovime kõigile aega, jõudu tulla loodusesse ja olla looduses. kuulata seda vaikselt, nuusutada seda vaikselt.